Tere tulemast vaatama Uku uuenduste videot. Näitan teile täna, mis on Ukus uut. Alustame klientidest. Klientide nimekirjas on nüüd võimalik teha otsinguid ka kuupäeva tüüpi lisaväljade alusel. Võtame siit ka kohe näiteks, kui on vaja kontrollida kontakti dokumendi aegumiskuupäeva, siis ma saan teha tema aegumiskuupäeva järgi otsingu, ehk siis välja otsida kõik kliendid, kõik kontaktid, kellel on enne juunikuu lõppu dokumendid aegumas. Tähendab seda, et ma pean neid küsima uued dokumendid ja nendest koopiad endale salvestama. Lisaks on meil klientide nimekirjas uuenenud klientide ja kontaktide import. Kui nüüd kontakte importida Ukusse kliendi alla, keda Ukus veel ei eksisteeri, siis Uku on nüüd nii tark, et see klient ise automaatselt ära luua ja need kontaktid ka kohe selle uue kliendi alla sisestada. Klientide impordifailiga saab nüüd importida sisse ka registrikoode, saab importida emaettevõtte seoseid ja saab uuendada ka kasutajatüüpi väljasid. Kui me lähme konkreetse kliendi alla, siis te olete kindlasti juba märganud, et meil on nüüd olemas Ukus kliendi inforiba. Ehk siis mõte on see, et selleks, et näha kliendi kohta käivat olulist infot, ma ei pea enam minema tingimata siia ülevaate vahelehele, vaid ma võin olla ükskõik millisel teisel vahelehel. Külgriba on ka nii tark, et kui ma siin mõned alad panen kinni, mõned alad teen lahti, siis Uku jätab meelde, missugused need väljad olid, mida ma tahtsin kogu aeg näha ja millised ma ei taha kogu aeg näha. Ja kui ma nüüd külgriba vahepeal eest ära panen ja uuesti lahti võtan, siis Uku on ilusti meelde jätnud minu eest, mis mulle huvi pakkus. Samuti ma saan näha siin kohe oluliseks märgitud märkmeid, ehk siis kui mul on seda olulist kommunikatsiooni, mida ma tahan, et kõik tiimiliikmed kindlasti märkaksid kliendi kohta, siis ma saan seda teha oluliste märkmete kaudu. Ma saan külgribalt minna otse ka erinevaid andmeid muutma ja siin on ilusti olemas ka viited kliendiga seotud raportitele. Lähme edasi kalendrisse. Kalendris on nüüd kuvatud sünnipäevad ja puhkused ja teoreetiliselt võib mul olla ühe päeva peal sünnipäevasid rohkem kui 3, neid võib olla siin ka 30. Ja sellisel juhul ma ei tahaks neid kõiki kindlasti siin eraldi seisvatena näha, seega mul on võimalik öelda, et grupeeri ja kui ma grupeerin, siis ma näen ühte teavitust kõikide selle päeva sünnipäevade kohta ja siia peale klikates ma näen ka ilusti siis täpsemalt, kellel sünnipäev on ja saan saata välja õnnitlused. Kui ma kalendris liigun klientide ikoonide kohal, siis mulle kuvatakse nüüd ilusti ka klientide nimed välja. Sündmuste puhul on oluline uuendus ka see, et ettevõtte enda seadete all ma saan lisada kalendrisündmusi. Ehk siis ma võin siia näiteks sisestada ettevõtte suvepäevad, ma võin sisestada siia mõne koolituse info, ma võin sisestada siia mõne olulise info, mida ma tahan lihtsalt kommunikeerida kogu ettevõttele ja siis see ilmub ilusti kõigile töötajatele kalendrisse. Lähme vaatame ka arveldamise uuendusi. Me toome nüüd arvete nimekirjas kohe esile, kui mõne arvega esineb mõni probleem. Ehk siis selleks ei pea kõiki arveid enam ükshaaval läbi vaatama, et kontrollida, kas kõik on hästi. Kui me võtame ühe konkreetse arve ette, siis siin üleval nurgas me kuvame nüüd ka selle arvega toimunud oluliste sündmuste ajajoont. Ehk siis millal see arve on eksporditud, millal kliendile saadetud, millal see on makstud saanud. Ja ma saan siin ka avada selle sama kliendi inforiba ja ma saan siin lisada arveldamise märkmeid, kui ma tahan midagi olulist öelda. Tuleme korraks tagasi ka puhkuste juurde. Kui ma nüüd soovin esitada puhkuseavalduse, siis varem oli Ukus kinnitaja väli automaatselt täidetud, siis nüüd on see väli tühi.
Põhjus siis selles, et varem Uku määras automaatselt ise siia ühe administraatoritest, kes alati ei olnud õige inimene, kellele tegelikult avaldust saata. Nüüd siis peab iga töötaja ise valima nimekirjast õige inimese, kellele ta soovib oma puhkuseavalduse saata. Edasi lähme arveldamise juurde. Arvete nimekirjas toome nüüd ilusti esile kohe, kui mõne arvega on tekkinud mõni probleem arve eksportimisel. Kõikide arvete peal toome välja oluliste sündmuste ajajoone, millal on arve eksporditud, kliendile saadetud, millal on see makstud saanud. Ning ka siin on võimalik avada kliendi inforiba ja lisada arveldamisega seotud märkmeid ja vaadata siis teisi arveldamisega seotud märkmeid, mida kolleegid on võib-olla lisanud. Lähme ka kasutajate alla. Kasutajate all on nüüd Ukus võimalus lisada piiratud õigustega kasutajaid. Ehk siis mõte on see, et me saame siia lisada kasutajaid juba ettevõtte seadistamise käigus ja alles siis, kui kõik tööplaanid on sisestatud, tööd on õigetele inimestele suunatud, alles siis me kutsume kasutajad päriselt süsteemi sisse. Samuti on see hea võimalus lisada uusi töötajaid, enne kui nad on päriselt tööle asunud. Saame neile ülesanded ära suunata, tööplaanid valmis teha ja muudame nad alles siis aktiivseks, kui nad on esimest päeva tööle jõudnud. Olete kindlasti ka märganud, et Ukus on nüüd olemas projektide moodul. Projektid on hea võimalus, kuidas hallata näiteks auditiprojekte, uue kliendi pardale toomist projektina ja paljusid teisi töövoogusid, mis tööplaanidesse hästi sobinud. Ja siin projektide äpi all on ka võimalus ilusti need tööplaani mallid ette ära defineerida, et oleks võimalik uut projekti kiiremini käivitada. Ja kui me lähme nüüd siia projektide menüüsse, siis siin on olemas ka ülevaate vaheleht, kus on väga mõnusalt näha, missugused ülesanded on üle aja, missugused ülesanded on juba tehtud. Me saame siia hiirega peale minna, et näha täpsemalt, mis ülesandega on tegemist ja ma saan ka siit ülesandel klikata ja saan selle ülesande ilusti lahti teha. Ja see ongi kõik. Need on need uuendused, milledest ma tahtsin teile täna rääkida. Ja kindlasti andke märku, kui te soovite mõnest funktsionaalsusest natukene lähemalt kuulda. Aitäh teile!